Saudi Araabia ja Kuveit avasid taas tee Ameerika Ühendriikide sõjalisele jõule Pärsia lahes ning Iraani režiim kaotas ühe vähestest poliitilistest võitudest, mida ta veel üritas müüa kui triumfi. Sel reedel, 8. mail 2026 mõjub see pööre otseselt Teherani kahjuks. Pärast seda, kui saudid ja kuveitlased blokeerisid ameeriklastele baaside ja õhuruumi kasutamise Hormuzi väinas toimuvaks operatsiooniks, loobusid nad nüüd piirangutest. Ja nüüd saab Trump taas ruumi, et jätkata vabaduse projekti, kasutades lennukeid, laevu, saatelaevu ja tugevama piirkondlikku toetust. Reuters teatas, viidates Wall Street Journalile, et Saudi Araabia ja Kuveit peatasid Ameerika Ühendriikides sõjalise juurdepääsu piirangute kehtivuse. Kuigi Reuters ise rõhutas, et ei ole suutnud seda teadet iseseisvalt kinnitada. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et saada reaalajas hästi informeeritud infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga, Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. See sündmuste jada algas šokiga Pärsia lahe liidus endas. Trump käivitas vabaduse projekti, et taas avada Hormuzi väin ja kaitsta kaubalaevu, kuid Saudi Araabia takistas osa oma baasidest ja õhuruumist kasutamist. Kuveit võttis samuti samasuguse piirangu seisukoha. See otsus nõrgestas olukorda Ameerika operatsiooni esialgu, sest Washington vajas õhuruumi, koridore, lähedal asuvaid baase, radareid, kaitset ja logistikat, et saata laevu piirkonnas, mida Iraan survestas. The Guardian teatas, et Saudi Araabia vastupanu mõjutas otseselt prints Sultani baasi ja muutis Ameerika missiooni keerulisemaks. Just seetõttu, et Ar-Riyad kartis Iraani vastust oma enda huvide vastu. Just sellel ajal püüdis Teheran muuta Saudi Araabia blokaadi poliitiliseks võiduks. Iraani režiim nägi Pärsia lahe riikide kõhklust märgina sellest, et surve Washingtonile toimib. Revolutsiooni kaardivägi hakkas käituma nii, nagu oleks neil õnnestunud Ameerika liitlased lõhestada, operatsioon peatada ja Trumpi plaanile kulusid peale suruda. Iraani jaoks oli see diplomaatiline pidu. Ameerika Ühendriikidel olid laevad, jõud ja retoorika, kuid nad kohtasid vastupanu just nende piirkondlike partnerite seas, keda nad pidid kaitsma. Kuid see olukord ei kestnud kaua. Iraani järjekindlus hoida tähelepanu merel ja vastastikused rünnakud Ameerika vägedega sundisid Saudi Araabiat ja Kuveiti taas karmimale seisukohale. Murrang saabus siis, kui Saudi Araabia ja Kuveit avasid taas tee Washingtonile. Wall Street Journali avaldatud ja Reutersi poolt taas avaldatud teate kohaselt tühistati piirangud pärast kõrgetasemelisi kontakte Ameerika ja Saudi ametnike vahel. Sellega ei sõltu projekt vabadus enam ainult võimekuse piiril tegutsevatest laevadest, vaid saab taas tuge maismaalt, õhust ja piirkondlikust tagalast. Trumpi jaoks tähendab see võimalust eskortida kaubanduslaevu lähema õhukattega ning kasutada liitlasriikide territooriumil asuvaid baase ja suurendada survet Iraani rajatistele, mida kasutatakse droonide, rakettide ja luure jaoks Pärsia lahes. Ameerika sõjaline vastus on juba kohapeal nähtav. 7. mail 2026. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus teatas, et viis läbi vasturünnakuid Iraani sõjalistele rajatistele, sealhulgas rakettide ja droonide stardipaikadele, juhtimiskeskustele ja luurestruktuuridele. Reutersi poolt tsiteeritud avalduse kohaselt järgnesid need rünnakud Iraani tegevusele Ameerika vägede vastu. Sama raporti kohaselt tulistas Iraan 3 Ameerika hävitaja Hormuzi väina läbimise ajal rakette, droone ja väiksemaid seadmeid laevade suunas, kuid ükski Ameerika vara pihta ei saanud. Kõige konkreetsem fakt seni on see, et Washington väidab, et tabas Iraani operatsiooniga seotud sõjalisi rajatisi Pärsia lahes, samal ajal kui Teheran süüdistab Ameerika Ühendriike vaherahu rikkumises. Saudi Araabia tähtsus seisneb tema geograafilises ja sõjalises kaalus. Prints Sultani baas Saudi Araabia territooriumil on oluline osa, kuna seal asuvad Ameerika lennukid, õhutõrjesüsteemid ja piirkondlikud operatsioonid. Kui Riyad piiras osa sellest juurdepääsust, jäi Trumpil vähem võimalusi kiiresti tegutseda. Kui Riyad taandus, muutus ka sõnum. Iranil ei õnnestunud lõhed säilitada ka seespool, samuti on see oluline tegur. Kui aeg, Ameerika struktuurid, sama nimekiri näitab, et katastroof võib viia konfliktini Udeidis. Bahrein võõrustab 5 laevastiku Araabia Ühendemiraatidel on Al-Dafra ja Saudi Araabias asub prints Sultani baas.
see võrgustik selgitab, miks õhuruumi ja baaside vabastamine ei ole lihtsalt bürokraatlik detail. See on erinevus piiratud mereoperatsiooni ja ulatusliku piirkondliku kampaania vahel. Revolutsiooni kaardivägi, kes üritas tähistada Saudi Araabia esialgset taandumist, näeb nüüd sama ukse avanemist enda vastu. Iraani režiim panustas sellele, et ähvarduskonflikti laiendada hirmutab Riadi ja teisi Pärsia lahe monarhiaid. Esialgu hirmutas see tõesti, kuid merealane surve ja rünnakud Ameerika vägede vastu muutsid olukorda. Nüüd, kui Trump otsustab laiendada saatemissioone või rünnata stardiplatvorme, saab tal olema rohkem piirkondlikku toetust kui siis, kui operatsioon peatati. Iraani pidu muutus kibedaks arvestuseks. Lugu näitab, et selline pööre Pärsia lahes toob tavaliselt kaasa vastulöögi nende vastu, kes seavad kahtluse alla Ameerika Ühendriikide poolt toetatud piirkondliku korra. 1990 aastal tungis Saddam Hussein Kuveiti ja seadis Saudi Araabia ohtu. Ameerika vastus algas operatsiooniga Kõrbekilp, kui üle 500 000 USA sõjaväelase saadeti Saudi Araabia territooriumile. 1991 aasta jaanuaris muutus kampaania operatsiooniks Kõrbetorm. Kaitseministeeriumi andmetel tegi koalitsioon üle 116 000 väljalendu ning maismaa operatsioon kestis umbes 100 tundi kuni Kuveidi vabastamiseni. Välisministeerium meenutab, et koalitsioonis osales 34 riiki. Teherani jaoks on see karm õppetund. Kui Pärsia lahe monarhiad avavad Washingtonile baasid, õhuruumi ja logistika, väheneb oluliselt vahe ohu ja sõjalise vastuse vahel. Samuti näitavad need riigid, kuidas liitlasbaasid muudavad kriisi kulgu. Afganistanis pärast 11. septembri 2001 aasta rünnakuid sõltusid Ameerika Ühendriigid piirkondlikust toetusest, et pidada pikki operatsioone, kasutades õhukoridore, tankimist ja tugibaase. Iraagis 2003. aastal kasutas Washington samuti piirkondliku võrgustiku, et survestada Saddam Husseini mitmest suunast. Kuigi sõda jättis sügavad tagajärjed võitluses Islamiriigi vastu. Aastaid hiljem aitasid baasid Kataris, Kuveidis, Bahreinis, Jordaanias ja Araabia Ühendemiraatides hoida õhurünnakuid, luuretegevust ja koordineerimist. Muster kordub. Kui liitlased annavad ruumi, ei ole Ameerika jõud enam lihtsalt kauge kohalolek, vaid muutub pidevaks surveks. Just seda tahtis Iraan Pärsia lahes vältida. Nüüd sõltub edasine 3 sammust. Esimene samm on kaubalaevade saatmise taastamine Hormuzi väinas. Teine samm on baaside ja õhuruumi laiem kasutamine Saudi Araabias ja Kuveidis nende marsruutide kaitsmiseks. 3. samm on Iraani reaktsioon olukorras, kus Ameerika kohalolek on vähem piiratud. Kui Teheran jääb endale kindlaks, võib revolutsioonikaardivägi taas sattuda rünnakute sihtmärgiks drooni, raketi ja juhtimisrajatiste vastu. Iraani poliitiline kaotus on ajajoones olemas. Kõigepealt blokeerisid Saudi araablased juurdepääsu ja režiim tähistas seda, justkui oleksid nad murdnud vabaduse projekti. Seejärel näitasid rünnakud ja ebastabiilsus Pärsia lahes, et Iraani oht seadis ohtu ka monarhiad. Nüüd loobuvad Saudi Araabia ja Kuveit piirangutest. Trump saab tagasi manööverdamisruumi ning revolutsiooniline kaardivägi seisab silmitsi Ameerika vastusega, mis on lähemal, kiirem ja raskem eirata. Teheran lootis, et suudab Ühendriigid Pärsia lahes isoleerida. Saudi Araabia ja Kuveidi avanemine näitab vastupidist. Iraan tekitas kriisi ja ajas lõpuks oma naabrid tagasi Washingtoni sõjalise kaitse alla. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepäraselt kursis. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like teli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.